esineb laulukoor. Vabandust. Tere! Minu nimi on Ivika Siiras. Minu nimi on Tari Ivanova. Minu nimi on Kennet Jõgi. See on mu naine Kadri Jõgi. Pane kinni. Kennetud on näljas. Mina olen Viidi. Mina olen Tartust. Mina olen Grete ja mina olen Tallinnast. Sergei Tšekmarjov. Mina olen Toomas. Minu nimi on Saima Laanemaa. Mina olen Triinu. Ma olen Kristiina. Minu nimi on Hiie. Minu nimi on Tiina. Ma olen mormoon. Olen ma ka arst. Ma käin haiglas tööl. Töötan müügijuhina. Töötan juristina. Ma olen õppinud õpetajaks. Ma õpin praegu ülikoolis. Mina olen pensionär. Ma õpin ingliskeelsel programmil. Ma õpin Experience and Wellness Managementi. Õpetan noori kokki süüa tegema. Hetkel ma olen tudeng ja ma õpin ülikoolis. Mängin klaverit ja töötan samamoodi muusikavallas. Mulle meeldib väga muusika, laintants, mida ma ise õpin Kaia Segeri juures ja õpetan ka Sindis. Shoppame. Mängin korvpalli. Töötan praegu Maxima toidupoes. Mormoonid on tavalised inimesed, kes lihtsalt otsivad tõde. Mormoonid on viimse aja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed. Need on kristlased, kes usuvad Jeesuse Kristusesse. Need on väga head põhimõtted tegelikult. Nemad on tõelised jumala lapsed, kes on otsustanud järgida Jeesust Kristust. Mormoonid on inimesed, kes käivad Jeesuse Kristuse kirikus. Mormoonid on need inimesed, kellel on mormooni raamat. Et mormoni raamat on piiblitaoline pühakiri ja mormon oli üks nendest prohvetitest, kes kirjutas mormoni raamatu. Kõige naljakam asi, mida ma olen mormoonist kuulnud, nagu ikka inimesed teavad, et neil on hästi palju naisi. Nad on mitme naise pidajad. Aga see ei ole õige. Et mingil ajal oli kirikus mitme naise pidamine, aga tänapäeval kahjuks ei ole. Kahjuks? Minu arvates küll. Kindlasti paljudele tööandjatele võiks olla mormoonid sellised nii-öelda silmapiiril nendena, keda nad tahaks tööle võtta. Suitsetame ja alkoholi. Nad olid väga toredad, väga humoorikad inimesed. Mormoonid on palju tolerantsemad, et me ei mõista hukka teisi kirikuid. Mormoonid alati on lahked ja määratud. Et nad on tõsised kristlased, järgivad Jeesuse Kristuse evangeeliumi põhimõtteid ja nad on palju rõõmsamad ja õnnelikumad inimesed maa peal kui ükski teine grupp. Ma arvan, et viimse aja pühadel on paremad tuleviku väljavaated kui väga paljudel teistel usunditel. Sellepärast, et sellel kirikul on elav prohvet, kes võib saada jooksvalt ilmutust vastavalt nii nagu Jumal maailmale parasjagu heaks saab. Ma arvan, et ma olen leidnud hingerahu ja ma tean, kuhu ma liigun. Ma olen leidnud rahu, pereelu on palju parem, meil on rahu, armastus. Tundsin, et selle sammuga ma liigun Jumala poole, saan Jumalale lähemale. Ja rahulikum ja igasugustes raskustes ma suudan nagu rahulikuks jääda just. Paljud küsimused sai vastuse ja elul oli siht ja eesmärk. Elu muutus palju lihtsamaks. Ma olen rõõmsam, mul on tohutu energia ja mul ei ole hirmu surma ees. Et me saame
olla ka tulevikus juba, kui me oleme maa pealt lahkunud, nii-öelda Jumala juurde minnes saame ka olla koos abikaasadena. Ja meie lapsed on kasvanud kirikus olles selle teadmisega, et me võime olla igavesti koos. Et meie pere võib olla igavene. Ja see annab jõudu raskustest üle saada. Ma olen õppinud rohkem Jeesust tundma ja seda rohkem hakanud uskuma. Ma sain tunda Jumala armastust. See tuli läbi minu teadvuse, läbi minu keha, läbi minu südame. See oli suur tugev tunnistus. Ma tunnen, et ma olen nii palju jõudnud Jumalale lähemale. Ma tunnen mu ellu nii palju rõõmu ja rahu ja see on lihtsalt parim. Ma olen õppinud ka seesmiselt rohkem Jumalat austama. Ma leidsin selle, mida ma kuskilt mujalt leidnud. Ärge hindake mormoone selle järgi, mida te olete kuulnud teistelt inimestelt või sellest, mida te olete kuskilt lugenud. Nad võiksid olla julgemalt külastama meid ja vaadata, mida me teeme või kes me oleme tegelikult. Mõelge selle üle, et mis on siin elus kõige tähtsad ja mõelge selle üle, et Jumal on tõepoolest olemas, Jumal elab. Ja kui te tahate vastuseid oma küsimustele ja kui te tahate teada, mis saab pärast maist elu ja siis ma arvan, oleks vist mõistlik liituda kirikuga ja lasta ennast ristida. Et siis ma soovitaksin ka, et saada tuttavaks mormoonidega ja siis saadki teada, et millised inimesed need on. Ei maksa nagu karta või hoida eemal, et oi, nad on mormoonid ja siis nad nakatavad millegi halvaga mind. Tegelikult on vähemalt need, keda mina tunnen, on väga toredad inimesed ja lugege ise pühakirju ja vaadake, mis tunne teile tuleb. Minu nimi on Darja ja mina olen mormoon. Ma olen mormoon. Mina olen mormoon. Ja, mina olen mormoon. Ja mina olen mormoon. Ja mina olen mormoon. Me oleme mormoonid. Me oleme mormoonid. Ja mina olen mormoon. Mina olen mormoon. Me oleme mormoonid. Mina olen mormoon. Ja minä olen mormoon. Okei. Okei. Täisli.